Tere head sõbrad! Tänases saates saame teada, kui oluline on veoautojuhi amet ja kuidas kutseliseks autojuhiks saada. Tere tulemast saatesse! Veoautojuhi amet on palju enamat kui lihtsalt rooli keeramine. See on ühiskonna toimimise selgroog. Nähtamatu, kuid määrava tähtsusega. Iga päev, iga tund liiguvad mööda meie teid kaubad, mis hoiavad elu käigus. Toit kauplustesse, ravimid apteekidesse, varuosad tehastesse ja tooraine sadamatest tootmisesse. Ilma autojuhtideta jääks elu seisma. Ka riigikaitse ja toidujulgeolek sõltuvad otseselt transpordist. Hädaolukordades, kriisides, olgu need loodusõnnetused või geopoliitilised pinged, on just veondussektor see, mis tagab varustatuse ja liikumise. Me räägime ametist, mille olulisust sageli ei märgata, aga mille puudumist tunnetaks kogu ühiskond koheselt. Tänane autojuht ei ole enam lihtsalt mees roolis. Ta on professionaal, kes peab valdama liiklusreegleid, töö- ja puhkeaegu, oskama kasutada kaasaegset tehnikat ja tihti toime tulema iseseisvalt väga keerulistes olukordades. See on vastutusrikas ja austust vääriv amet. Tiit, miks teie hinnangul on ühiskonna jaoks veoautojuhi roll nõnda oluline, et me ei pruugi seda igapäevaselt märgatagi? Jaa, eks ta nii võib täitsa olla, et autojuhi igapäevane töö jääb meile märkamatuks, aga kui me vaatame meie ümber olevaid siin kaupu, siin on pagaritooted, mis on tulnud Eestimaalt, siin on puuviljad, mis on tulnud kaugemalt, rääkimata tööstuskaupadest, mis on tulnud sootuks kaugematest maadest. Nad on jõudnud erinevaid teid pidi siia kokku, aga kindlasti see link siin on maanteetransport. Euroopa Liidus liigub 75% kaupa maanteetranspordi peal. Ja kindlasti neid tarneahelaid optimeeritakse ja need võivad muutuda, aga kindlaks jääb see, et kaubanduskeskustesse ja poodide hoovidesse ei panda kindlasti kunagi raudteerõõtmeid ja see kaup nendesse poodidesse jõuab maanteetranspordiga. Ehk see kaup, mis meil on lettidele kättesaadaval, on sinna saabunud maanteetranspordiga ja maanteetranspordi alustala on professionaalne autojuht. Sageli räägitakse ka toidujulgeolekust ja riigikaitsest, et kuidas siis veoautojuht saab kaasa aidata nende toimimiseks? Jaa, kriisiolukordades on nad siis looduskatastroofid, geopoliitilised pinged. Meil võivad olla riigil erinevad varud. Toiduained, ravimid, mootorikütus, aga kui need ei jõua tarbijateni, siis ei ole sellest mingit kasu. Ja siin me ei saa jääda lootma välismaisele teenusepakkujale. Selleks peavad olema meil eestimaised transpordiettevõtted, eestimaised autojuhid, kes ei kohku ära ohuolukordade ees ja on valmis ka kriisis meid aitama ja toetama. Me tänases saates kuuleme ka lähemalt ühest noorest mehest, kes alles on oma autojuhi teekonna alguses, et miks on tähtis, et noored õpiksid autojuhiks? Tuginedes rahvusvahelise maanteetranspordi ühingu IRU uuringule, siis järgmise 5 aasta jooksul on jõudmas pensionikka 17% Euroopa Liidu autojuhtidest. Ja alla 25-aastased autojuhte on ainult 4,3%. Et siin on väga suured käärid sektorisse saabuva tööjõu ja sektorist lahkuva tööjõu osas. Ja kindlasti on meile vaja uusi noori inimesi, kes tuleksid ja hoolitseksid selle eest, et meile tavapäraseks saanud kaup jõuaks ikkagi meie poeretidele. Noortel inimestel annab autojuhi elukutse head võimalused. Viimastel aastatel on masinad väga palju tehnoloogiliselt arenenud. On tulnud puutetundlikud ekraanid, on kaasaegsed tehnoloogia kommunikatsioonisüsteemid ja see vajab noorte inimeste tehnilist nutti, et aru saada, kuidas asjad toimivad ja olla maailmaga ühenduses. Samuti annab autojuhi elukutse kindla töökoha ja sissetuleku. Seda annab leiva tänasel päeval lauale ja kindlasti ka tulevikus. Monika, kuidas sa üldse jõudsid veoauto rooli? Ega siin mingit väga uhket lugu ei ole, et mul tegelikult üks hästi hea tuttav lihtsalt helistas mulle samal ajal, kui me
garaažis autos remontisime noorena ja siis ütles, et ta tegi läbi Töötukassa rekkaload ja mulle pakkus see nii palju huvi, et ma mõtlesin, et ma kohe lähen ja teen ka kohe ära. Nii et see sai, päris kähku sai see tehtud tegelikult. Kui lihtne oli tööle saada? No alguses oli väga raske, sest mulle ikka telefonis, see oli 10 aastat tagasi, et telefonis ikkagi öeldi, et et naiste rahvas, et see on ikka raske meeste töö. Et kahjuks nemad mind tööle ei võta. Aga Herentes esimese firmana siis ütles kohe ära, kohe anname sulle auto, tule teeme lepingu ja kõik on korras. Mis on selle ameti juures nagu kõige suuremad plussid või mis see sinu jaoks nagu muudab atraktiivseks selle töö? Mulle lihtsalt meeldib sõita. Pluss see on põhimõtteliselt kinni makstud reisimine. Ma olen umbes mingi 17 riiki läbi käinud, ma mõtlen siis ainult rekkaroolis ja see on kõik olnud väga lahe ja mul on kõik logistikud ja kõik on väga hästi kaasa minuga kõigega tulnud, et ükskõik mis sihtkoha ma nendele ütlen, siis üldjuhul ikkagi otsitakse koormad välja ja siis ma saan ikka kõik Veneetsiad ja Barcelonad ja Roomad ja kõik kohad läbi käia. Aga räägime tasusest ka, et kas selle ametiga elatab ennast korralikult ära ja oma pere ka? Jah, eks tegelikult kõige palga kohta võib alati niimoodi öelda, et see on täpselt nii, nagu sa ise elad. Et mina olen oma asjad täpselt niimoodi paika sättinud, et ma olen selle palga kõik alles hoidnud ja pannud ta täpselt õige koha peale, et kas siis maja või auto või mis iganes asjade peale. Et tegelikult elab väga hästi ära, aga lihtsalt see on lihtsalt selles kinni, kuidas sa ise raha kulutad. Et muidugi Eesti mõistes see palk on ikkagi väga hea, aga ma teen seda ikkagi rohkem selle sõidukogemuse, selle poole kohaga puhkuse ja kõige muu eest ka, et see ei ole ainult raha minu jaoks. Ja tänapäeval ei olegi nagu väga mõtet rääkida meeste ja naiste ametitest, et ma vaatan, et sa oled nagu loodud siia rooli. Mulle nii õudselt meeldib ka. Ei, kusjuures ma tean päris paljusi firmasi nii Eestis kui välismaal, kes praegusel juhul kohe kindlasti võtaksid esimese hooga naised tööle, kui neil on load olemas ja kõik tehtud. Et muidugi on väga häid meesautojuhte ka olemas, aga lihtsalt naised on kuidagi ennast näitanud vist nii heast küljest, siis ega meid ei ole palju ka Eestis. Et nad on ennast lihtsalt sellisest küljest suutnud näidata, et paljud firmad lihtsalt kohe kravaks kõik naisautojuhid endale, kui nad saaks. Kuidas kliendid võtavad vastu naisveoautojuhi näiteks Eestis võrreldes välismaaga? No selles suhtes, et üldjuhul, ma olen küll Eestis vähe sõitnud, aga nii palju, kui ma olen sõitnud, siis see on kõigile pigem nagu suureks üllatuseks. Nad ei taha kunagi uskuda seda, et mina päriselt rekkaga tulin. Ja Narvas kunagi, issand, seal toodi kaamerad välja ja pildistati mind seal tükk aega, mis oli väga huvitav minu jaoks. Aga Rootsis näiteks on see väga normaalne, seal on väga palju naisautojuhte ja see on, keegi nagu ei vaata neid viltu, sest see on lihtsalt normaalne. Et Norras on ka, oleneb muidugi kohast, kuhu sa lähed, et mõnes kohas on normaalne, vahest on üllatunud, aga midagi klientide poolt midagi halba otseselt küll ei ole olnud. Meie tänase saate külalised on Kajar ja Kalle, kes on ühe perekonna esindajad ja kelle lugu näitab meile väga hästi, kuidas veojuhi amet võib kanduda ka põlvest põlve. Kajar, kus kohas sai alguse sinu huvi autojuhi ameti vastu? Eks see huvi ole tulnud ikka perest sees, et kui üks ikka ees sõidab, siis ega ei saa see pisik tulemata jätta, et eks ole koos veedetud ka tehnikat remontides ja asju, et eks sealt see tehnikapisik ole tulnud. Omale C ja CE kati, siis tegin ma ära Kaitseväes. Sealt see pisik veel süvenes, sest eks seal sai ka seda. Ikka sai seal päris palju sõidetud. Ja seal juba süvenes see, et kui juba mingi põhi all on, et siis võiks alustada ka sellega tööd. Kõigepealt ma hakkasin uurima üldse, et kus saaks teha neid ametikoolitust ja ADR-i pabereid, et leidsin siis autoserdi ja mõtlesin, et eks siis tuleb alustada. Võtsin ette koodi 95 teekonna, läbisin selle edukalt, et otsustasin, et siis tuleb ka ära teha ADR ja nüüd on paberid taskus ja aeg on võtta siis suund või koht siis veoautojuhina veoauto puldis siis. Kalle, sina oled ikka väga pikka aega seda ametit juba pidanud, et mäletad sa ka, millal sinu esimene töösõit oli ja kuidas sellega oli? Veoautoload ma sain 81. aastal.
ja siis ütleme, esimene niinimetatud välismaasõit siis oli Tallinn-Minsk 2 mehega. Autoks oli Kass 53, kiire sõit, üks mees sõitis, teine magas kastis. Ja niimoodi see asi käis. Õnneks oli suveaeg. Ajad olid teised. Keegi ei küsinud, kaua sa sõitsid. Täna on asi teistmoodi. Mismoodi täna teistmoodi on, et mis nagu peamiselt muutunud on selle ameti juures? Ega nüüd tavalise kabiiniautoga nüüd keegi kahe ütleme pisikse autoga keegi enam ei käi välismaal. Teiseks see, et on õnneks seadused, et töö- ja puhkeaja seadus kehtib. Õnneks on välja tulnud niisugune tehnika ime nagu digikaart, et logistik ei saa sind ajada hulluks ja veel palju selliseid asju, mis on nagu abiks autojuhile. Autod muidugi on ka hoopis teised. Autod on muidugi täna sellel ajal sa ei teadnud, sa võid pildi pealt ka ei näinud seda autosi, sest kõik olid teistsugused ajakirjad meil ka, et siis. Aga täna on soovitan noortel tutvuda selle ametiga, et see on päris põnev. Muidugi sa pead olema ka ise nii-öelda tegija, et sa ei saa, sa pead mõtlema, mida sa teed. Ja ongi kogu lugu. Kajar, mis noore inimese jaoks on selle ameti juures siis nagu kõige suuremad plussid või kõige atraktiivsem selle töö juures? Ma isegi ei tea, minule endale just ongi nagu see, et pakubki huvi see maailma nägemine ja rooli keerata meeldib. Et mina näen sellest võimalust reisida ja samal ajal teenida. Et minu jaoks on ta nagu selline 2 otsaga asi, et samas ma teen tööd ja samas ma näen maailma. Võib soovitada sõbrale ka? Kindlasti on plaan endalgi ühte sõpra, kellel tean, et on teenistusload saanud ja tean, et nüüd mu enda teenistuskaaslane on üks, kes ma tean, hakkab nüüd alustas seda teekonda. Et ma tean, et kellel on näiteks kaitseväes tehtud load, et on olemas, et miks jätta võimalus kasutamata, kui see on juba, pooltööd on juba tehtud. Et load on juba käes, nüüd on ainult koolitused veel ja sõitma. Aitäh innustava jutu eest ja jõudu teile, mehed! Aitäh! Priit, sinu töögraafik on selline, et sa oled nädala Euroopas, nädala jällegi kodus. Kuidas sulle selline elurütm sobib ja miks enda jaoks sellise tee üldse valisid? Ma just tahtsin sulle vastata, et ma just ise valisingi selle töörütmi, et miks see on puhtalt väga lihtne vastus. Sellepärast, et mulle sobib nii. Üks põhjus on kindlasti ka see, et see nädal vaba on see ka, et ma saan olla oma perega ja peretoetus, et seda tööd tehes on üsna oluline meile kõigile. Mul on mõistav naine, kes saab aru, et kui nädal oled ära, see on lühike aeg, kaob kiiresti, 7 päeva lõksti möödas ja siis sa oled selle 7 päeva kodus, mis on tegelikult väga pikk aeg, sest siis sa saad olla, pühenduda teineteisele, teha kõiki neid ühiseid asju, kõik see meelelahutus ja muu on meie ühine väljavaade ja tegemised ja see annabki selle võimaluse mulle. Lisaks veoautojuhi ametile sa tegelikult ju koolitad ka veoautojuhte ja samas sa harid ka iseennast regulaarselt. Kuidas sa jõudsid selle koolitamise teema juurde üldse? Ütleme, veoautojuhi staas on ka üsna pikk ja see kogemus nii Eestis kui väga paljudes Euroopa ja Skandinaavia riikides on sõidetud ringi. Ja vanuseline aeg on ka jõudnud sinna maale, et sa tahes või tahtmata, olenemata kas või sellest, et sa valid enda elurütmi ise, oled sa ikkagi kodust ära. Siis sa mõtled selle peale, et sa vananed, nagu iga inimene vananeb, eks. Ja siis on ka üsna loogiline, et midagi peaks ju veel tegema peale selle, et sa lahutad meelt võib-olla rahval või siis sõidad autoga ringi, kui sa võtad seda oma vanuse ja tervise poolt võib-olla, siis võiks olla üks amet veel ja kogemused on, et anda seda edasi just meie noortele autojuhtidele, et propageerida kuidas noori ja samas ka mitte ainult noori, vaid vastupidi, ka minu vanuselt on täiesti normaalne tulla ja hakata sõitma veel vähemalt 10-15 aastat. Mul on kogemus sõita koos ühes laevas 80-aastase rekajuhiga. Nii et vanus väga ei loe. Aga mida sa arvad, kellele sobib siis kõige paremini selline veoautojuhi amet ja millised selle ameti juures üldse kõige suuremad väljakutsed on? Kindlasti seal teekond on omaette, sa oled üksi seal kabiinis
sa pead ikkagi arvestama sellega, et sa talud seda üksindust. Samas on väga palju erinevaid situatsioone teel olles. See kindlasti pead oskama ette plaanida, sa pead olema kohal hetkes ja hoidma ennast fookuses nii-öelda. Ja samas nautima seda protsessi. Kui sulle meeldib näha maailma, siis on see kõige parem viis. Ma mäletan, mul koolis õpetaja ütles, kui ma unistades välja aknast vaatasin, et Priit, selle eest ei hakka aknast välja vaatamise eest ei hakka sulle keegi kunagi palka maksma. Nüüd ma tahaks talle vastu vaielda. Aknast välja vaatamise eest makstakse palka ja väga head palka. Risto, ole hea, seleta mulle lahti, et mille poolest siis erineb tänapäeva veoauto sellest, mis oli enne vanasti? Jah, ühest küljest, et kui väljast vaadata, siis rehvid on ikka ja neid on sama palju enam-vähem ja juht istub ikka ees otsas, aga see muutus on pigem välimine ja siis vastavalt kellegile, et ühest küljest juhil on vaja head töökohta, kus tal oleks mugav tööd teha. Teine külg on keskkond, et oleks keskkonnale ohutu, heitgaasid, kõik muud, liiklusohutus ja kolmas on siis ettevõtjal, et auto oleks võimalikult efektiivne, et toodaks võimalikult palju kasumit, mis on siis kohustus teenida ettevõtjal. Siin sellel uhkel uuel masil ma näen, et ei olegi üldse peegleid. Kuidas see asi lahendatud on? See nüüd lähebki sellesse viimase osa peale, kus ettevõtjal on vaja efektiivsust, et tegelikult kui nüüd peeglid eemaldada, siis õhutakistus kaob ära ja sellega meil väheneb kütusekulu, et mingite hinnangute kohaselt lausa 1 liiter 100-le. Väga mugav on siin istuda. See tundub, et on ikkagi tänapäeval väga infotehnoloogiline masin. Jaa, selles suhtes, et kui nüüd rääkida, et kas nii-öelda vanemad juhid saavad selle autoga hakkama, siis ma ütleks, et kui oskad kasutada nutitelefoni vähesel määralgi, siis saad ka sellega hakkama, sest kõik need displeid, mis meil on kõik puututundlikud. Muidugi on ka võimalus nuppu vajutada, et isegi kui ei oska näppu liigutada ekraani, saad ikka hakkama. Aga see on pigem läinud, see muutus on tehtud sellepärast, et oleks efektiivne, oleks mugav, on palju elektroonikat autodesse sisse pantud ja siis selle elektroonika juhtimine displeide pealt on natuke isegi lihtsam, et muidu neid nuppe oleks terve suur hunniks. Väga mugav on siin tõesti juhi koha peal istuda praegu ja hästi palju on räägitud nendest kutsehaigustest ja et pikama autojuhtidele, et head nahka sellest tulla ei saa. Et kuidas sellega lood on? Räägin ergonoomikast. Iga aasta edasi autod lähevad aina vaiksemaks, aina mugavamaks nii vedrustuse pool, nii välismüra ehk tööpäeva lõpuks oled sa palju värskem, kui sa nii-öelda terve tööpäeva ära teed. Samamoodi roolid käivad meil väga ilusti kenasti sülle, mitte nagu kunagi nii-öelda vanakooli järgi bussijuhi roolid, et roolid liiguvad täpselt sinu lemmikasendi järgi. Ja teine külg, kui sa nüüd sellest tööala kohast ära tuled, et siin saad rahulikult lõõgastuda, sul on siin ruum, sul on siin jalgu sirutada, süüa teha, kui sa väljas sööja ei ole. Ja siin autos veel, kui sa pole tähele pannud, on veel 2 voodit, mis tavaliselt lapsed peab alati ahetama, et kui autos 2 voodit. Ma mäletan oma nooruspõlves, kui mul isa sõitis, siis oli teil sellised autokabiinid, kus pükse sa sirgelt niimoodi jalga ei saanud panna, sa pidid kuidagi need küklakil jalga saama, et selles mõttes on edasiareng. Risto, mille poolest nüüd see punane iludus erineb oma teistest sõpradest siin parklas? No näiteks üks asi, et kui eelmisel oli 4 astet taevasse, siis siin on 3 astet. Ehk tegelikult selle auto puhul on, kui eelmine sõitis võib-olla rohkem niisugust kiirteed, siis see auto on isegi mõeldud rohkem niisugust linnaliiklusesse, et juht istub madalamal, tal natuke parem nähtavus nii-öelda välja, mis selle auto ümber toimub. Kui mõni jalgratas või liikleja auto ümber on, pluss meil on näiteks seal kõrval ukses on lisaaken, et veel näha neid pimenurkasi. Ja just, et rohkem võib-olla linnaliikluses oleks turvalisem. Et nagu ka teisel autol peeglid on puudu, on ekraanid, ka siin põhimõte on sama, lihtsalt natuke nii-öelda kõrguse erinevus selle auto puhul. Kuigi sellel samal tootjal TAFil on siis ka veel laia kabiiniga ja samamoodi natuke kõrgemal asetsevad, et nüüd ongi, et ütleme nii, et üks veoauto on nagu rätsepa ülikond, et just mis töö jaoks sul seda autot vaja on. Lenno, milliseid juhilube ja koolitusi on tarvis, kui saada kutseliseks veoautojuhiks? Veoauto, see on eelkõige raske tehnika. Järelikult on vaja raske tehnika masinate lube ja nendeks on siis C-kategooria, mis on siis tavaline kaubaauto ilma haagiseta, aga kui ikkagi rahvusvaheliseks autojuhiks pürgida, siis on kindlasti vaja ka haagise luba ehk siis C-E-kategooria juhiluba. Edasi on vaja veel ühte väga olulist asja, see on kutselise autojuhi
pädevustunnistus, meie nimetame seda ametikoolituseks, tuleb läbida spetsiaalne koolitus veel lisaks, siis sa saad juhi loale spetsiaalse kirje, kood 95. Ja kui nüüd inimene soovib ka alustada või õigemini hakata vedama ohtlikke aineid, siis seal on eraldi koolitus, nimetatakse ohtlike ainete veokoolitus, ADR-tunnistus peab olema ja see tuleb ka siis ära teha. Paaripäevane koolitus. Mida üldse autojuhi ametikoolitusel tehakse ja kui kaua see kõik aega võtab? Kui kategooriaõpe on selline sõiduki tundmaõppimine ja manööverdame arusaamine suurest tehnikast, siis ametikoolitus on selline põhjalikum professionaalne koolitus, ütleme siis seda, et seal õpitakse töö- ja puhkareeglite maailmas, sõidumeerikute kasutamist, koormate kinnitus, dokumentatsioonid täitmisi, liiklusohutust loomulikult, ekodrivingut, säästlikku sõitu, kogu logistikaprotsessi, teemaksusüsteemid ja nii edasi ja nii edasi. See on väga mahukas õpe, olgem ausad. Täna seadusandlus võimaldab ka tegelikult 18-aastastel autojuhtidel või inimestel veoautojuhiload saada, aga selline võimalus eksisteerib ainult siis praegu läbi sellise süsteemi, kus noor inimene lõpetab põhikooli ära ja läheb Viljandi kutseõppekeskusesse õppima veoautojuhi eriala, mis kestab 3 aastat ja kui ta saab 18 aastat täis, on tal kõik paberid Euroopasse sõitmiseks olemas. Aga muidu, kui rääkida vanusest, siis standard on selline, et autojuhiks saada, veoautojuhiks peaks olema 21 aastat vana. Väga palju räägitakse paindlikkusest ja e-õppest ka, et kui palju nagu ajas see autojuhi õpe muutunud on? Ikka on. Kui me räägime kategooriaõppest ja seal tehtavast teooriaõppest, siis see tänapäeval toimub vaata, et ma ei tea, 99% e-õppena. Ja ametikoolituse raames oleme ka arendanud välja e-õppesüsteemid, videoloengud, mis on sama professionaalsed, sama kaasa haaravad, kui on loengud klassiruumis. Aga loomulikult on olemas ka praktilised koolitus. Veebiga ja e-õppega ei ole võimalik kõiki asju edasi anda. Praktiline koolitus sõidumeerikute õppesimulaatoritel on veel klassiruumis, koormate kinnitus spetsiaalse haagise peal, et sõit ise, sest ametikoolituse raames on ka veel õppesõit 10 tundi, nii et tegelikult see praktikat on, teooriat on ka, aga liigub see kõik siukse paindlikkuse suunas tõesti. Kellele see amet võiks täna üldse sobida, et keda sa ootad õppima? Ootame inimesi, kes sooviks või kes on nagu tundnud, vaadates neid veoautosid, mis sõidavad mööda maanteed, et tahaks ka. Neil on see nagu selline sisemine soov olemas. Nii et vaja on ainult tahet. Kõva tahet. Nagu teada saime, on veoautojuhi töö väga tänuväärne ja toob ikkagi väga pikaks ajaks ka leiva lauale. Ja selle lisaks on ta väga mitmekülgne. Saab teha tööd kodumaal, laias maailmas. See töö sobib noortele, sobib kogenud inimestele. Ja jõuluvanaks võib ka pidada autojuhtidi, kes hoolitseb inimeste eest päeval ja öösel ja ka aastaringselt. Nii et mida muud kui tere tulemast kutseliste autojuhtide perre? Tere tulemast kutseliseks autojuhiks! Aitäh!